tere pärastlõunat kõigile. Mul on siis see hea ja lihtne ülesanne esitada visioon tulevikust. Igapäevaselt töötan ma siis Euroopa Noortefoorumis, mis on Euroopa noorteorganisatsioonide ja noorteühenduste katusorganisatsioon. Ja meie tegutseme Brüsselis ja meie esmane selline ülesanne on siis noorte valdkonna huvide esindamine siis Euroopa institutsioonide, eelkõige Euroopa Liidu institutsioonide suunal. Kui nüüd rääkida sellest, et mis siis minu ettekanne sisaldab, siis ma annan kohe ühe väikse hoiatuse, et kindlasti on siin palju unistamist, kindlasti on siin palju puusalt laskmist, aga suurelt on see ka üks suur spekulatsioon. Ja ma arvan, et see on täitsa okei, sest et minu ülesanne ei ole olla analüütik ega statistik ja analüütikuna ja statistikuna sa tahad olla tagasihoidlik. Aga ma arvan, et selleks, et visioneerida tulevikku, on meil tegelikult vaja olla üsnagi enesekindlad, panna kirja see, mida me tahame näha ja siis võib-olla, kas me jõuame sinna seetõttu, et see on ise täituv unistus või kui me oleme väga hästi, nagu õiguskantsler ütles, kui me vaeva näeme, siis see võib-olla isegi täitub veel paremini. Aga võib-olla alustaks väikesest kontekstist, et kui me võtame siin suunaks aasta 2030 ja vaatame sama palju tagasi, mis toimus 15 aastat tagasi. 15 aastat tagasi, aastal 2000 või enne seda, kartsime me selliseid asju nagu milleeniumi putukas, ma ei tea, kui paljud teist seda mäletavad. Meil ei olnud veel nutiseadmeid igal pool taskutes ja kindlasti Eesti kontekstis me ei kuulunud veel Euroopa Liitu, meil ei olnud vaba liikumist ja ma arvan, et noortevaldkonna, noorte väljavaateid see on oluliselt mõjutanud. Mina oma karjääri nii-öelda osas olen kasvanud põhimõtteliselt olukorras, kus Euroopa on valla ja see on minu jaoks reaalsus olnud alates sellest ajast saadik, kui ma põhimõtteliselt tööturule nii-öelda sisenesin. Ja ma arvan, et see perspektiiv põlvkondade vahel on oluliselt teistsugune just võrreldes nendega, kes kogesid ka töötamist Eestis enne tööjõu vaba liikumist Euroopas. Kõigepealt ma võib-olla tõin välja mõned märksõnad, kuidas me võiksime kirjeldada seda noort inimest siis aastal 2030 ja see on võib-olla, ma ei ütle nii, et see saab nii olema, vaid ma ütlen nii, et ma arvan, et seda me tahaksime näha ja need on minu enda poolt isiklikult kirja pandud mõned märksõnad. Ma arvan, et noor võiks olla avatud, loomulikult paindlik, kuna olukord nõuab seda eelkõige tööturul, osavõtlik ühiskonnas, osavõtlik otsustes, aga ka maailmakodanik, kes ei mõtle ainult iseendast, mõtleb ühiskonnast ja selle tulevikust, hooliv teiste suhtes, aga ka enda suhtes, ettevõtlik, säästlik, sest et meie keskkond on teema, millega tuleb tulevikus rohkem tegeleda, koostööle suunatud, mitte konkurentsile ilmtingimata, eelkõige elukestev õppija, mitme karjääriga tõenäoliselt elu jooksul ja eneseteostust otsiv. Ma arvan, et mõnedki märksõnad on väga paljude noorte osas tõde juba täna, aga küsimus on selles, et siis kui palju meie ühiskondlik struktuur, meie haridussüsteem ja meie ühiskondlik suhtumine toetab seda, et võib-olla iga noor aastal 2030 võiks omada mõnda osa nendest märksõnadest. Paneme sinna kohusetundlik ka juurde öelda. Kohusetundlik, väga hästi saab. Et see on, nagu ma ütlesin, see on lihtsalt nagu minu mõned mõtted sel teemal. Mida me peame veel tegelikult arvesse pidama enne, kui me vaatame seda, et mida siis see noor aasta 2030 saab teha? Siin on üks väike graafik, mida te arvate, mida see võiks kujutada. Siin on 2 pulka, üks suur pulk, üks hästi pisike pulk. Et tegelikult me elame, kui õiguskantsler rääkis, et me oleme väike riik ja sõltume üksteisest hästi palju, siis reaalsus on see, et kogu meie majandusstruktuur ja poliitiline struktuur on osa millestki palju suuremast. Eesti elanikkond moodustab, see on seesama graafik teisel kujul, Euroopa Liidu elanikkonnast kõigest 0,26%. Rohkem kui 500 miljonit kodanikku Euroopa Liidus ja see on kasvav 1,3 miljonit Eestis, mis on kahjuks langev. See on see olukord, mis noortele juba täna on normaalne ja ma arvan, et me ei peaks seda negatiivselt vaatama. Siin on väga palju võimalusi meil kui väikeriigina.
Teine oluline teema, millele juba viidati, on see, et kui palju siis meil Euroopas ja ka Eestis aastaks 2030 ja hiljem, ja siin on toodud välja aasta 2060, mis suhe on tööealisel elanikkonnal võrreldes nendega, kes on siis vanemad kui 65-aastased, mis praegu on nii-öelda pensioniga. Ja siin me näeme, et väga paljudes riikides see tumesinine tulp on kasvamas võrreldes selle helesinise tulbaga, mis ta on praegu. Et see on põhimõtteliselt universaalne muutus Euroopas, et me vananeme oma rahvastikus. Ja Eesti on seal kuskil, eks ole, enam-vähem täpselt keskel. Et kui praegu meil on pensioniealiste osakaal suhtes tööealistega kuskil veerand, siis aastaks 2060 rohkem kui pool, ehk siis vähem iga pensioniealise kohta või iga inimese kohta, kes on 65 või vanem, on vähem kui 2 tööealist inimest. Ja see on arvestades, kui väljarände ja sündivustrendid jäävad umbes enam-vähem samaks, nagu nad praegu on. Seal võib muidugi tekkida muutusi. Millele ma juba viitasin veidi ja mis on meie eluolu oluliselt muutnud, eelkõige kui me vaatame noori, on tehnoloogiline areng. Tegelikult tehnoloogias ei ole väga palju läbimurdeid tekkinud, pigem on olnud muutus selles, kuidas me siis tehnoloogiat rakendame ja kasutame. Siin on 2 pilti võrdluseks sellest, mis toimus Roomas aastal 2005, kui kuulutati välja uus paavst, ja aastal 2013, kui kuulutati välja uus paavst. Ma loodan, et te näete, aga alumisel pildil peaaegu kõigil on nutiseadmed, millega nad siis pilti teevad. Ja tegelikult see on üsna suur ühiskondlik muutus, et igal inimesel on mingisugune seade taskus, mis liidab neid teiste inimestega digitaalselt ja see on nendega kogu aeg kaasas. Teised asjad võib-olla, mis on olulised märksõnad ja mis kujundavad meie väärtusi, on siis, mida me võime internetist leida. Ja ma armastan, sellised edetabelid on väga populaarsed igatpidi tänapäeval ja ma olen siin teinud üht väikest trikki. Guugeldasin erinevaid märksõnu, erinevaid ettevõtteid, erinevaid teemasid ja kui palju siis Google näitas, et seal näiteks vasteid on. Et te võib-olla ei näe väga hästi, aga need 2 suurt tulpa esimene on Facebook ja teine on Samsung. See näitab seda, et brändid loevad internetis väga palju. Järgmisena tulevad USA, mis me võiksime öelda, et on ju kõige suurem, rikkam, mõjukam riik maailmas, aga palju väiksem kui Samsung või Facebook. Neljandana mis on hästi oluline huvitav teema, on, et mis on parim ülikool. See on tehtud kontekstis, kus hästi palju räägitakse ülikoolide võrdlustabelitest. Ja siis tulevad teised asjad nagu iPhone, tööd, Euroopa, Jumal, Justin Bieber, kes on populaarsem kui Obama, kes meil just külas käis. See võib-olla näitab seda, et mis siis internetis leidub. Ja see on see, kus enamik meie noori enamiku ajast tegelikult vedavad. Ja ma arvan, et väärtuste süsteemi mõjutajana on see midagi, millest me tegelikult mööda ei saa vaadata. Et see on tegelikult jällegi, ma pean nentima selline hoobi pealt tehtud asi, aga võib-olla see tõttab mõne mõtte. Üks asi, mis mind on pannud mõtlema, ma nägin paar aastat tagasi väga huvitavat esitlust teadusmaailmast. Nimelt on meie teadusmaailm jõudnud nii kaugele, et tegelikult juba osatakse päris hästi uurida seda, kuidas meie aju tegelikult töötab. Ja jällegi see on ju oluline info selleks, et vaadata, kuidas inimesed käituvad, kuidas nad õpivad ja nii edasi. Prantsusmaal on siis ette võetud selline asi, kus siis võrreldi seda, kuidas muutub aju struktuur, ehk siis vaadati, kuidas elektriline asi igatahes ajus liikus ühesõnaga ühest rakust teise, ehk siis need impulsid. Ja võrreldi siis seda sellega, et vaadati lapsi, kes ei olnud õppinud lugema ja vaadati täiskasvanud, kes ei olnud õppinud lugema. Vaadati, kuidas nende aju siis rääkimise ajal ja tegevuse ajal toimib, et kuidas need elektrilised asjad seal ajus liiguvad. Mida siis avastati, oli see, et pärast, kui nad olid õppinud kirjaoskajateks said, õppisid lugema ja kirjutama, ajustruktuur oli muutunud. Ehk siis need samad elektriasjad, kes seal liikusid teistmoodi, samasuguse mõttetegevuse käigus. Ja mis oli väga huvitav, oli see, et see aju oli muutunud sarnaselt, vastamata sellele, et kas tegemist oli siis lapsega või täiskasvanud inimesega. Jah, seal oli erisus selles osas, et kui kaua see täiskasvanud inimene
aega pidi võtma selleks, et lugema ja kirjutama õppida. Aga põhimõtteliselt see on oluline just selles suhtes, et meie ajud muutuvad sarnaselt teatud tegevusi tehes. Kui mina olin väike laps, siis mina mängisin selliste asjadega, mu vanaemale meeldis joonistada, lõikasime kingakarpidest välja väikseid loomakesi, mulle meeldisid olnud dinosaurused. Tänapäeval, kui on ju lapsed juba on meil sellises beebieas, neile antakse kätte tahvelarvuti ja nad tegelikult oskavad seda juba intuitiivselt kasutada hoopis teistmoodi. Ja siit ka hüpotees, mida on hakatud ka uurima, on, et tõenäoliselt see juba väga varukult mõjutab seda, kuidas see ajustruktuur meil toimib. Või see ajustruktuur siis kujuneb ümber vastavalt sellele, milliseid oskusi või milliseid vahendeid sa kasutad. Ja miks see on oluline, on sellepärast, et see mõjutab selle lapse kogu järgmist haridusteed, alates sellest, et meil räägitakse sellest, võib-olla Eesti kontekstis ma ei ole seda nii palju kuulnud, aga räägitakse, et aina enam lapsi on häiretega just selles suhtes, et neil on tähelepanu võimeprobleemid ja nii edasi ja nii edasi. Ja neid asju tegelikult võib-olla on võimalik ka seostada. Aga mida see veel näitab, on see, et meie teadus areneb nii kiiresti, et võib-olla kogu haridusmaailm tulevikus baseerub just teaduslikule tõendile selle kohta, et kuidas meie aju lõpib. Mida me praegu, me tegeme tegelikult seda nii-öelda puusa pealt, et nii võiks toimida, kuna me oleme siiamaani oma haridussüsteemi selliselt korraldanud, mis ei pruugi olla teaduse mõttes kõige tõhusam. Et selles mõttes, et siin on väga suur potentsiaal ja ma arvan, et aastaks 2030 asjad on kõvasti edasi liikunud. Üks huvitav raamat, mis veel mind mõtlema pani, oli selline väga ajalooline perspektiiv inimkonna ajaloost, inimkonna arengust, kirjutatud Ian Morrise poolt, selle raamatu nimeks on Why the West Rules for Now. Ta on antropoloog, kes siis vaatas ajaloolist tõendeid, teaduslikke tõendeid selle kohta, siis kuidas inimkond õppis kõigepealt karjatama, õppis põllumajandust vedama ja nii edasi, kuidas siis tsivilisatsioon kujunes. Ja üks asi, kui tema vaatas tulevikku, mida ta näeb, on jällegi see, et kuna meie teadus on kõvasti kangesti arenenud ja me suudame juba oma aju mingil määral teadusega kontrollida, on tehtud, eks ole, katseid seda, et tehissilmad, tehiskuulmine ja kõik sellised asjad juba mingil määral toimivad, et üks hetk saabub see hetk, kus saabki tõeks see maatriks või mis iganes, kus meie aju otse lülitub võrku, kus meie aju seotakse elektroonikaga. Et ulmefilmides me seda näeme, aga tegelikult teadus juba sellega tegeleb ja mingi hetk see tõenäoliselt ka saab teoks. Need on lihtsalt kaks mõtet, mis on mind ennast pannud mõtlema selles suhtes, et siis milline meie noor või milline näeb välja meie tulevik ja milline näeb välja meie igapäevane elu. Kui nüüd rääkida tööturust, mis tuleme veidi maa peale tagasi, siis mõttekoda Bruegel, mis on üks olulisemaid ja mõjukamaid mõttekoda siit Brüsselis, on uurinud sellist tööturu trende. Ja nad ütlevad, et tegelikult praegu seoses tehnoloogiaga on enamasti teadlased või siis sotsioloogid ja sotsiaalteadlased ütlevad, et on enam-vähem jagunevad kaheks. Ühed, kes ütlevad, et tehnoloogia muudab kõike tööturul, teised ütlevad, et tegelikult see muudab üsna vähe. Ja räägitakse ka sellest, et siis see tööturg segmenteerub aina enam. Meil on aina rohkem vaja spetsialiseerumist ja tippspetsialiste ja ka lihttöölised mingil määral jäävad, aga kaob ära see nii-öelda keskmised juhid, see middle management, kuhu väga paljud inimesed kuuluvad lõppkokkuvõttes. Ja siis räägitakse sellest, et just see tippspetsialistide tasandil toimub eriti piirkondades, kus on tööjõu vaba liikumine, talentide sõjad, kus aina enam inimesi liigub ringi ühest riigist teise. Ja see on meie kui Eesti reaalsus. Ja ma arvan, et väga paljud noored, kes lahkuvad siit eneseteostusvõimalusi otsima Euroopas, teevad seda tõenäoliselt seetõttu, et neil on suuremad võimalused seal teatud teadusvaldkondades või teatud väga spetsialiseerunud valdkondades rohkem panustada, kuna meie Eesti väike elanikkond lihtsalt ei kata seda valdkonda ära. Ja siis seetõttu tulebki meile Eestis mõelda, et mis siis on see meie valdkond, kuidas meie saaksime teatud valdkonnas neid spetsialiste siia ise meelitada. Ehk me oleme sellises majandusolukorras, kus see tööturg
olenemata sellest, kui palju tehnoloogia muudab, me teame juba seda, et spetsialiseerumine on väga oluline. Vaatamata sellele, me näeme praegusest olukorrast lähtuvalt, et väga palju noori jääb ka tööturul maha. Ja hästi oluline on see esmane töökogemus, millest on räägitud, ja üks teine trend on see, et aina rohkem ja rohkem toimub selline paindlikud tööd, aina rohkem pakutakse noortele võimalusi teha tasuta tööd, selleks, et nad üldse saaksid oma selle esimese töökogemuse. Ja see on muutunud nõiaringiks ja selline trend on tekkinud mitmes riigis väga valuliselt, eriti seal, kus siis on tõesti väga palju noori töötuid, eelkõige siis, kui me vaatame riike nagu Hispaania või Itaalia, aga tegelikult ka nendes majanduskeskustes, kus toimub buum praegu Euroopas, London, Berliin või Brüssel, mis on väga kiiresti kasvava majandusega piirkonnad, siis seal on tegelikult tohutul hulgal noori, kes otsivad, kes on talendid, kes on spetsialistid, kes otsivad tööd, kellel on mitu magistrikraadi, nad on väga targad, kõige akadeemilises mõttes haritumad inimesed, kes tegelikult ei saa omale tööd ja peavad töötama praktikantidena tasuta. Et tööturg on oluliselt muutumas sellisteks, ta on oluliselt segmenteerumas ja me peame sellega arvestama, et see kindlasti mõjutab meie noorte väljavaateid ja mida nad teha tahavad. Ja see vajab ka mingisuguseid meetmeid, mille juurde ma lõpuks korraga tulen. Mis siis veel on, räägitakse ka seda, et seesama mõttekoda on teinud uuringu sellest, et kui palju siis nendest töökohtadest, mis meil praegu on üldse olemas, võidakse automatiseerida lähiajal. Me räägime siin asjadest nagu isesõitvad autod, mida ma väga ootan, kuna mul endal juhilube pole. Ja igasugused muud valdkonnad, kus tootmine või ka teenused automatiseeritakse. Aga mis on huvitav, et üks teine selline mõttekoda, mis uurib just noori inimesi Brüsselis, Think Young, küsis noorte inimeste endi käest, millisena nemad näevad seda tuleviku töökohta just digitaalse maailma kontekstis. Ja tegelikult 70%, see oli üle-euroopaline uuring, vastas, et tegelikult nemad ikkagi näevad oma töökohta kontoris. Et see inimside praeguste noorte hinnangul vähemalt ei kao ja nemad väärtustavad seda endiselt, isegi kui seda tööd oleks täiesti võimalik teha kaugtööna ja internetis. Et selles mõttes, et siin on jällegi, see näitab võib-olla seda, et millised on noorte hoiakud ühelt poolt, aga ka teiselt poolt, et siis kuidas nemad ise noortena seda tuleviku tööturgu kujundavad. Ja siit me jõuame selleni, et meil on vaja paindlikke noori, kellel on õpihimu ja kes on nõus ennast pidevalt ümber kujundama nii isikute kui töötajatena. Et selline traditsiooniline, ma õpin paarkümmend aastat, siis töötan 30 aastat ja siis naudin vanaduspõlve, selline sirgjooneline karjääriredel on juba praeguseks aegunud. Et tegelikult inimesed vahetavad töökohti aina kiiremini ja see on trend, mis on üsna selge igal pool. Ja vaatamata sellele, et jah, on kindlasti mõned inimesed, kes tahavad sellist sirgjoonelisust, siis kui me vaatame majandusarenguid, kui me vaatame tehnoloogia mõju, kõiki neid asju koos, siis see mõjutab aina vähem. Teine huvitav asi, mis siis seostub selle spetsialiseerumisega, on see, et aina rohkem inimesi omandavad akadeemilisi kraade ja need on väga sellised traditsioonilised kraadid, mis tegelikult tööandjatele tihti väga palju ei ütlegi midagi. Et Ameerika, kus on selline kõrgharidus mõnes mõttes kaubastunud, me näeme seda seal, et väga paljud siis lõpetajad lõpetavad suurte võlgadega, kuna siis nad peavad maksma väga kõrgeid õppemakse ja ka elatama ennast. Ja tööturul kusjuures trend on muutunud, neil enam ei lähe seal kontekstis niivõrd palju hästi. Ja kui me vaatame Euroopas tehtud haridusreforme, mitte ilmtingimata Eestis, aga väga paljudes teistes riikides, siis need on liukunud samas suunas nagu Ameerika või mõneski riigis. Ja võib oodata seda, et samal ajal kui kõrgharidus mõnes mõttes on väga väärtustatud, et räägitakse, et kõik võiks minna õppima kõrgharidust või ka mingisugust muud haridustaset, siis kuskil ikkagi tekib mingisugune nihe ja öeldakse, et või siis tööandjad ütlevad, et tegelikult see kõrgharidus ei anna nendele inimestele neid väärtusi,
mida meie ootame. Ja ma arvan, et mis puudutab haridust, siis see on üks suurem laiem küsimus, et me ei saa ainult mõelda selle, et haridus toodab töötajaid, aga me peame mõtlema ka, et mis on siis tegelikult nende väärtused, et tööandjad ise panevad sellele rohkem rolli. Selles samas mõttekojas uuriti ka ettevõtlikkuse ja noorte ettevõtlikkusega seotud küsimusi ja siis vaadati, kuidas tajutakse ebaõnnestumist. Et väga, see on selline käitumine või selline jällegi hoiak, et siis kuidas näetakse seda, et kui ma alustan ettevõtte näiteks, et siis, ja kui ma ebaõnnestun sellega, mille tõenäosus on üsna suur, kuidas siis seda tajutakse? 50% noortest arvasid, et äripartnerid näevad ikkagi seda negatiivsena. Samal ajal need samad noored, neist 70% ütlesid, et nad ise on nõus ebaõnnestujatele uue võimaluse andma. Et siin on väike ebakõla, eks ole, see, millised väärtused noortel endal on ja mis nad arvavad, et siis nende äripartneritel võiks olla. Ja tegelikult see pilt on üsna positiivne ja ma arvan, et selles suhtes tuleks näha ja tegelikult 80% seal nendest vastajatest kõigepealt üldse vastasid, et kui ma ebaõnnestun, siis ma kasutan seda võimalusena sellest õppida. Ja see on nagu võib-olla selline oluline küsimus, kuhu tuleks, ma arvan, suunata meie hoiakuid, mis puudutab ettevõtlikkust või ükskõik millist ettevõtmist, see ei pruugi olla üldse ettevõtlusega seotud. Ja nüüd ma võib-olla jõuaksin selle viimase osani, mis siis räägib sellest, mis aastal 2030, milline see väärtussüsteem noorte mõjutajana või noored ise võiks Eestis välja näha. Ja ma olen toonud välja sellist 4 olulist küsimust, 4 olulist valdkonda, mis minu isiklikul hinnangul on võib-olla noori täna ja homme ja ülehomme kõige rohkem huvitavamas. See on siis poliitika, noorte isetegevus, ettevõtlikkus ja haridus. Kui me vaatame noorte poliitilist osalust, siis ilmselge on see, et traditsioonilises poliitikas noored ei tunne, et nad oleks esindatud ja nende osakaal ühiskonnas väheneb veelgi. Euroopa Noortefoorumi tehtud uuring Euroopa Parlamendi valimiste osas näitas, et peaaegu kõikjal Euroopas on noorte valimisaktiivsus Euroopa Parlamenti valides poole madalam kui valimisaktiivsus keskmiselt. Samas on, kui me vaatame ka Eestis tehtud uuringuid, noored just need, kes on kõige positiivsemad Euroopa Liidu suhtes või Euroopa Liidust tulenevate võimaluste suhtes. Et seal on jällegi ebakõla, eks ole. Aga tegelikult see näitab seda, et noored huvituvad juba praegu rohkem alternatiivsetest võimalustest osaleda. Ja ma arvan, et praegu meil on juba mõningad näited sellest, kuidas on tekkinud sotsiaalsed liikumised, Indignados näiteks Hispaanias, mis muudavad ennast poliitilisteks liikumisteks. Ja ma arvan, et 2030 selleks ajaks on see muutunud võib-olla ka Eestis võib-olla reaalsemaks, et selline traditsioonilise massipartei aeg võib-olla saab läbi ja muutub selliseks sotsiaalsete liikumiste põhisemaks kogu see poliitika kujundamine, sest praegused noored juba osalevad selles rohkem ja selleks ajaks, kui me oleme aastas 2030, need noored on juba selles vanuses, et nad on tegelikult üsna mõjukad ja nemad toovad võib-olla oma kogemused poliitikas sinna kaasa. Ja siis ka sinna juurde võib-olla sellised mõtted, kus Piraatide partei Euroopas kasutab enda sisedemokraatias sellist süsteemi, kus neil on liquid democracy, kus igaüks saab osaleda enne, kui võetakse vastu mingisugune otsus ja see põhineb arvamuskultuuril. Ja ka Eestis on nüüd tekkinud selline arvamusfestival, mis enam ei ole puhtalt alternatiivkultuur, kuid mis mõnes mõttes seostub sellega, sest see on ühiskondlikult väga seotud. Euroopa Noortefoorum on ka ise võtnud kohustuse selleks, et edendada noorte osaluspoliitikas. Me oleme algatanud sellise liikumise nagu The League of Young Voters ja me tahame just noortele huvipakkuvaid asju poliitikasse tuua, sest et me näeme, et tegelikult siiski on vaja, et noored traditsioonilises poliitikas osaleksid. Eesti Noorteühenduste Liit, meie liikmesorganisatsioon, on ka väga aktiivne selles liikumises. Teise teemana osalus kogukonnas. Ma arvan, et selline eneseteostuse vajadus
kuigi paljud näevad ennast juba maailmakodanikena, siis tegelikult see ikkagi seostub sellega, et mida sa võib-olla tahad oma kogukonnas ellu viia ja juba praegu noored teevad seda üsnagi aktiivselt. Ma arvan, et see muutub aina olulisemaks. Inimesed saavad paremini tuttavaks oma naabritega, mis võib-olla Eestis ei ole tavapärane. Me näeme, et on tekkimas igasugused kogukonna liikumised. Ma arvan, et aastaks 2030 see on normaalne olukord ja see on väga positiivne. Aga otsitakse ka lihtsalt tunnustust ja väljakutseid, sest inimesed tahavad näha, et see, mida nad teevad, avaldab otsest mõju kogukonnale. Ja selleks on just kohalik kogukond kõige parem väljund. Aga hästi oluline, ma arvan, see roll on olnud kasvamas, on noorteorganisatsioonide panus ühiskonda. Ja eelkõige panus selles suhtes, et just need noored liidrid, kes võiksid võtta vastutust ja kohusetunnet ja anda eeskuju teistele, kasvavad välja noorteorganisatsioonidest. Noorteorganisatsioonides tehtav töö nii mitteformaalse hariduse mõttes kui ka puhtalt sellega, et need noored ise ju tegelevad teiste noortega, kes võib-olla võiksid muidu sattuda riskirühma, on, ma arvan, asi, millesse tasub panustada ja ma usun, et aastaks 2030, kui me vaatame neid positiivseid trende, mis meil praegu Eestis on see jällegi normaalsus. Ettevõtlikkusest rääkides on, ma arvan, sotsiaalne ettevõtlikkus oluline. Avatus ja kiired arengud nõuavad seda ja jällegi see seostub selle väärtusmudeliga, et me tahame panustada kogukonda. Ma arvan ka, et selline haridusasutuste, ettevõtete ning ettevõtlusinkubaatorite sidemed muutuvad igapäevasemaks ning teenusmajanduslik tootmine on suunatud rohkem jätkusuutlikkusele, sest me peame nagu fakti alla ennast seadma, et meil on kliimamuutused ja asjad, mis meil aina enam mõjutavad, aga ka seda, et inimesed otsivad isikupära toodetest ja ei taheta ainult massiproduktsiooni, mis kestab väga vähe. Ja ma arvan, et päris palju osa noori tulevikus töötab nii-öelda FIE-dena või siis ka osalise töökoormusega. Ma arvan, et see osakaal aina kasvab ja see trend tegelikult ei muutu. Meil on vaja tegelikult kujundada see seadusandlus ümber. Ja kui siis tuleb see viimaseks küsimuseks, ma arvan, et meil on vaja haridusuuendusse väga palju panustada, näha haridussüsteemi rohkem õppekesksena, kus siis tegelikult see õppija kujundab ise enda haridustööd, teed ja kus akadeemiline kraad võib-olla enam ei loegi nii palju, vaid toimib selline süsteem, et ma kogun ainepunkte siit ja sealt ja kolmandast kohast ja kujundan ise ennast kui isiksust ja sealhulgas arendan oma oskusi ja spetsialiseerumist. Et siis tegelikult kujunebki välja selline elukestva õppe seisund või hoiak kõikides inimestes. Ja ma arvan, et tänapäeva noortel on see juba väga palju olemas, sest Eestis tegelikult noorte osakaal hariduses on positiivne. Ning ma arvan, et haridus seetõttu liigub selliste liberaalsete väärtuste juurde tagasi, kus räägitakse sellest, kui palju haridus panustab meie hoiakute kujundamisse, sest praegu tegelikult Eesti kontekstis meil on väga head poliitikadokumendid ja strateegiad, mis seda sõnastavad, aga reaalsuses on ikka kooliski meil väga palju faktipõhist õppimist, kus seda ei seostata hoiakute ja huvidega. Või lapsed oleks ka tegelikult selliseks mõtlemiseks valmis. Miks me alles hakkame sellel suunal mõtlema, kui me näiteks läheme keskkooli või ülikooli? Miks me ei võiks seda mõttemaailma hakata kujundama lastes palju varem? Et ma arvan, et see on puhtalt filosoofiline küsimus minu jaoks, aga see nõuab väga palju vaeva, et seda muidugi ümber pöörata ja väga palju koolitust ja väga palju innustamist ja väga palju ressursse. Aga ma arvan, et kui me seda teeme, siis see on igati väärt. Võimalus viimaseks lühisõnavõtuks või kommentaariks või küsimuseks. Kui ei ole, siis suur tänu sulle. Aitäh!